Tere jälle! Täna räägime sellest, kuidas oma kulutusi kontrolli all hoida ja tarku finantsotsuseid teha. Kui sa mõtled, kuhu su raha kaob, siis see tund on just sulle. Kulutuste jälgimine on esimene samm rahalise kontrolli saavutamiseks. Siin on mõned lihtsad ja tõhusad meetodid. Vana hea märkmik, võta pliiats ja märgi kõik oma kulutused üles. Nostalgiline ja töötav lahendus. Elektroonilised tabelid Excel või Google Sheets, siin saad oma kulutusi kategoriseerida ja vaadata, kuidas need aja jooksul muutuvad. Ideaalne neile, kellele meeldib numbritega mängida. Digilahendused, kui sa oled tehnoloogia fänn, siis proovi spetsiaalseid rakendusi, mis teevad kogu töö sinu eest. Nad jälgivad sinu kulutusi automaatselt ja isegi kategoriseerivad need. Miks see vajalik on? Kulutuste jälgimine aitab sul mõista, kuhu raha läheb ning annab selge pildi sellest, kus võiks kokku hoida. Tihti peituvad just väikesed igapäevased kulutused, näiteks kohvid või iganädalased väiksed ostud suurimates lekkekohtades. Millised rakendused võivad abiks olla? Kui käsitsi märkmete tegemine tundub tüütu, siis on olemas hulk äppe, mis teevad elu lihtsamaks. Need rakendused aitavad jälgida kulutusi ja tulusid automaatselt. Pakuvad eelarve planeerimise tööriistu. Saadavad meeldetuletusi arve tasumiseks. Siin on mõned tasuta finantsrakendused, mida tasub proovida. Money Manager ja Expenses, klassikaline lahendus lihtsaks kulude jälgimiseks. Onemoney, mugav ja intuitiivne rakendus, millel on ka eelarve jälgimise funktsioon. Wallet, kui tahad täielikku ülevaadet oma rahalisest seisust, siis see rakendus sobib ideaalselt. Cashew, lihtne ja puhas disain neile, kes hindavad minimalismi. Vihje, leia rakendus, mis sobib sinu vajadustega ja kasuta seda regulaarselt. Alguses võib harjumine veidi aega võtta, aga hiljem tänad ennast. Kulutuste analüüs ja optimeerimine. Kas oled kunagi mõelnud, et maksad teenuste eest, mida sa tegelikult ei kasuta? Või et su mobiiliteenuse pakkuja võiks olla soodsam? Regulaarne kulutuste analüüs aitab selliseid lekkekohti leida. Siin on, kuidas seda teha. Vaata üle oma püsikulud, kas kõik tellimused on vajalikud. Võib-olla kasutad vaid ühte striiminguteenust 5. Leia paremad pakkumised, kommunaalteenused, mobiililepingud või kindlustus, alati tasub vaadata, kas leidub soodsamaid võimalusi. Vähenda mittevajalikke kulutusi, söö vähem väljas või vähenda impulsiivseid oste. Näide, kui tülistad kasutamata tellimuse, mis maksab 10 eurot kuus, säästad aastas 120 eurot, see on juba kena summa, mille saaks investeerida või säästa. Kokkuvõte. Kulutuste jälgimine ja optimeerimine ei ole ainult praktiline, see on ka rahuldust pakkuv. Näha, kuidas su rahaasjad kontrolli alla satuvad ja kuidas sa teadlikult rohkem säästa suudad, annab kindlustunde ja rahulolu. Sinu ülesanne. Proovi ühte ülaltoodud meetoditest või laadi alla rakendus ja jälgi oma kulutusi vähemalt 6 aega. Tulemused võivad sind üllatada. Kas oled valmis oma rahaasju optimeerima? Lähme koos järgmisesse tundi, kus uurime, kuidas säästa raha nii, et elu jääks endiselt nauditavaks. Seni jälgi, analüüsi ja leia oma rahale parim kasutus.